Sotsiaalmeedia mõjutajad Andrew ja Tristan Tate on taas pealkirjades, tagasi Ameerika Ühendriikides ja taas käeraudades. Paar vahistati nädalavahetusel Miamis osana kriminaaluurimistest, mis on nüüdseks haaranud kogu maailma. Suurbritannia prokurörid paluvad, et Tate'ide peatus Ameerika Ühendriikides oleks lühike, kuna nad taotlevad nende väljaandmist. Nii saavad vennad nüüd vastata kümnetele süüdistustele. Meil on üksikasjad sellest, mis täna föderaalkohtus juhtus. Lisaks räägin ma tuntud kriminaalkaitse advokaadiga ja ma kutsun saatesse Ameerika Ühendriikide marssaliteenistuse liikme, kes saab anda meile sisulise ülevaate sellest, kuidas Andrew ja Tristan Tate'i arreteerimine välja nägi. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Nüüd on möödunud veidi aega sellest, kui me rääkisime Andrew ja Tristan Tate'ist, iseennast misoküünseteks sotsiaalmeedia mõjutajateks nimetavatest meestest, kes seisavad praegu silmitsi kriminaalsüüdistustega rohkem kui ühes riigis. Nii et praegu, kui ma seda salvestan, on vennad föderaalses vahi all Miamis, Floridas. Nad ootavad kohtuniku otsust selle kohta, kas nad saadetakse tagasi Ühendkuningriiki, et seista silmitsi seksuaalkuritegude süüdistustega. Andrew on 39 ja Tristan Tate 38-aastane. Nad on topeltkodakondsusega nii USA's kui ka Ühendkuningriigis, kuid viimastel aastatel on nad olnud korduvalt Rumeenia vanglates. Nad kolisid Rumeeniasse pärast seda, kui olid internetis kritiseerinud teiste riikide vabaduste puudumist. 2022 aasta lõpus arreteeriti Andrew ja Tristan koos kahe naisega. Neid süüdistati naiste meelitamises seksuaalse ärakasutamise ja näiteks seksitöö veebilehtedele, lubades neile romantilisi suhteid või et vennad Tate aitavad neil mõjutajakarjääris edasi liikuda. Andrew Tate on korduvalt väitnud, et tema vastu puuduvad igasugused tõendid ja et tegemist on mingi varjatud vandenõuga. Nad veetsid aega nii vanglas kui ka koduarestis, enne kui kohus tühistas reisipiirangud ja andis neile eelmisel aastal loa riigist lahkuda, lennata eralennukiga Floridasse ning seejärel tagasi Rumeeniasse naasta. Ja Rumeenias toimuv kohtuasja menetlus jätkub endiselt, kuid kohalike allikate sõnul on see kokku puutunud mõningate menetluslike takistustega. Kuid samal ajal, kui nad seisid silmitsi süüdistustega Bukarestis, esitasid ka mitmed naised Ühendkuningriigis kaebusi Tate'ide vastu. Ja nüüd seisavad need mehed seal silmitsi kümnete süüdistustega. Nii et kui nad laupäeval Miamisse maandusid, võeti nad seekord vahi alla pitseeritud vahistamismääruse alusel, mis oli osa väljaandmistaotlusest. Ühendkuningriigi kuningliku prokuratuuri teenistuse andmetel esitatakse Andrewle ja Tristanile süüdistus seoses veel 4 väidetava ohvri ja juhtumitega, mis toimusid väidetavalt aastatel 2010 kuni 2017. Nii et lisaks sellele pikale süüdistuste nimekirjale, millega nad juba silmitsi seisid, seisavad nad The Guardiani andmetel nüüd silmitsi veel kümnete süüdistustega. Kuninglik prokuratuur on esitanud Andrewle veel 7 vägistamissüüdistust, 3 süüdistust seksuaalse ärakasutamise eesmärgil inimkaubanduse korraldamises või hõlbustamises, 3 süüdistust tegeliku kehavigastuse tekitamises ning 19 täiendavat süüdistust laste sündsusetute piltide ja äärmusliku pornograafiaga seotud kuritegude eest. Nii et kokkuvõttes seisab Andrew BBC andmetel nüüd Suurbritannias silmitsi 42 süüdistusega, Tristanil on 17 süüdistust. Kuningliku prokuratuuri erikuritegude osakonna juht Malcolm McCarthy ütles, need süüdistusotsused tehti pärast täiendava tõendite toimiku saamist Bedfordshire politseilt ning see tõstab selles juhtumis väidetavate ohvrite arvu 7-ni. Nüüd on Tate'ide advokaadid kategooriliselt eitanud igasugust süüd. Advokaat Joseph McBride ei hoidnud oma sõnadest tagasi ning ütles pikemas avalduses muuhulgas. Maailm teab, et Andrew ja Tristan Tate on süütud. Nende vaenlased teavad seda veega paremini. Just sellepärast neid rünnataksegi. Ta jätkas, mõistke, mida Suurbritannia just tegi. Suurbritannia ja Rumeenia valitsuste vahel on pikaajaline kokkulepe, et Suurbritannia ei taotle väljaandmist, kuni Rumeenia kohtumenetlus kestab. Need menetlused käivad praegu. See kokkulepe eksisteerib, sest ükski riik ei tohi poliitilise mugavuse nimel teise riigi kohtulikku suveräänsust jalge alla tallata. Suurbritannia reetis oma enda sõna kohe, kui sellest kasu oli. Sellised nad ongi. Selle väljaandmisnõude ainus eesmärk on röövida Andrew ja Tristan paberimajanduse abil enne, kui Ameerika vandekohus kogu maailmale tõe avalikustab. Me oleme kindlad, et kui pädev kohtunik näeb fakte ja kui Justiitsministeerium oma enda volituste räigele kuritarvitamisele vastu astub, siis Andrew ja Tristan Tate pääsevad vabaks. Ameerika ei tee Suurbritannia poliitilist musta tööd. Mitte siin, mitte kunagi. McBride väitis oma avalduses, et vahistamised kiitis heaks madala taseme ametnik Justiitsministeeriumis, kuid ministeerium teatas väidetavalt Associated Pressile, et vahistamised kiitis heaks nende kriminaalosakonna juhtkond. Matt Jury, kes on varemgi selles saates osalenud ja esindab 4 väidetavat Briti ohvrit, ütles Guardianile järgmist. Tsitaat.
Andrew Tate seisab nüüd silmitsi reaalse võimalusega, et antakse Ühendkuningriigile välja pärast aastaid kestnud avalikku kampaaniat 4 Briti naise poolt, keda ma esindan. Nad on aastaid võidelnud selle nimel, et midagi ette võetaks ja ma kutsun nüüd ametivõime üles tagama, et see juhtum liiguks võimalikult kiiresti edasi. Andrew ja Tristan Tate on süüdistatud ühtedes kõige raskemates kuritegudes, sealhulgas mitmekordses vägistamises ja inimkaubanduses. On aeg, et nad astuksid viimaks kohtu ette. BBC on selgitanud, millise tee sellised taotlused läbivad, eks. Kuningliku prokuratuuri amet koostab taotluse, selle kinnitab kohtunik. Lõplik taotlus saadetakse Siseministeeriumile, mis edastab selle edasi USA välisministeeriumile. Seejärel arutab seda kohus siin Ameerika Ühendriikides. Ja välisminister Marco Rubio oleks ilmselt viimane otsustaja. Nii et väljaandmise küsimuses. Varem on olnud kuulujutte, et Tate'i vennad, kes on mõlemad avaldanud toetust president Donald Trumpile, võiksid loota tema sekkumisele nende kohtuasjades, kuid president on varem öelnud, et ta ei tea Tate'ide juhtumitest midagi. Sellest teatab ajakiri Time. Siiski ütlen teile, et väljaanne teatab, et Donald Trump Jr. ütles varem, et vendade kinnipidamine Rumeenias on, tsiteerin, täielik hullumeelsus. Nüüd ütles väljaandele The Times Ühendkuningriigis väljaandmise õigusele spetsialiseerunud advokaat Ben Keith, et kui Tate'i vennad otsustavad vaidlustada väljaandmistaotluse, võib juhtum Briti õigussüsteemis venida kuudeks. Olgu, ma tean, et see on natuke ootamatu pööre, aga kas kellelgi teist on kass? See on oluline asi, peaksite kuulama. Kes siis ei tahaks, et tema kass oleks terve ja õnnelik, eks? Neile Smallsi, meie sponsori andmine on parim võimalik asendus. Enamik kassi toitu, mis saadaval on, tehakse odavate täiteainete, lihajääkide ja kunstlike koostisosadega ning sinu kassi tervis maksab selle eest lõivu. See on tõsi. Aga Smalls on teistsugune, sest nende retseptid on valmistatud säilitusainete vabade 100% inimtoiduks sobivate koostisosadega, mida leiaksid oma külmkapist. Kassid vajavad energia saamiseks valku. Nad vajavad ka palju vedelikku, et püsida terved ja heas vormis. Õnneks sisaldab Smalls vähemalt 80% loomset valku ning nende värsked koostisosad on õrnalt küpsetatud, et säilitada kõik toitained, niiskus ja maitse. 88% kassipidajatest teatab, et pärast Smallsi andmist on nende kassidel parem seedimine, läikivam karmkate ja rohkem energiat mängimiseks. Ka eksperdid kiidavad seda toodet. Forbes nimetas Smallsi parimaks kassitoiduks üldse. BuzzFeedi arvustajad teatasid, et nende kassid läksid selle toidu peale täiesti pööraseks. Sinu kassi tervis algab sellest, mida ta sööb. Proovi Smallsi, saad oma esimesel tellimusel 60% soodustust, lisaks tasuta kohaletoimetamine ja eluaegsed maiused, kui lähed aadressile smalls.com/sidecar. Nii et meil on palju, millest rääkida ja meil on ka tänane istung, millest ma kohe räägin, aga kõigepealt 2 erinevat vaatenurka sellele. Kõigepealt tahan ma kaasata kriminaalkaitsja Bradford Coheni, tunnustatud kriminaalkaitsja, kes tegeleb tõesti kõrgetasemeliste juhtumite ja tuntud kuulsustega. Tahtsin teada tema arvamust selle kohta, mida me peaksime sellest arvama. Vaadake. Nii et Bradford, hea sind näha. Suur tänu, et leidsid aega. See on suur areng. See on suur areng. Nad arreteeritakse, kui nad on Miamis. Nüüd esitatakse neile lisasüüdistused kõigi teiste süüdistuste kõrval, millega nad juba silmitsi seisid. Neil on ka Rumeenia juht. Floridas võib olla uurimine. Üldine arusaam sellest, mis nädalavahetusel juhtus. Üldine arusaam on põhimõtteliselt see, et nad olid Floridas, nad arreteeritakse väljaandmise tõttu, neil on endiselt pooleli see Rumeenia juhtum. Ja see, mis teeb selle väljaandmise nii huvitavaks, on väidetav kokkulepe Ühendkuningriigiga prioriteedi osas. Ja me teeme seda sageli erinevate riikidega, kellel võivad olla erinevad juhtumid samade isikute suhtes. Nii et see ongi nende praegune olukord. Neil on pooleli juhtumid Rumeenias, neil on pooleli juhtumid Inglismaal. See väljaandmine puudutab Inglismaa juhtumit, mis oleks sisuliselt peatatud seni, kuni Rumeenia juhtumid lahendatakse. Miks nad tahaksid väljaandmise vastu võidelda? Mis on mure tagasi Ühendkuningriiki minemise pärast? Kas asi on selles, et kui nad lähevad tagasi Ühendkuningriiki, võivad nad saada? Ma ei ole eriti kursis, kuidas seal kautsjoni küsimus toimib, aga kas nad võivad muretseda, et kui nad sinna lähevad, ei pruugi nad kautsjoni vastu vabaks pääseda ja peetakse neid kinni ning nad on vanglas, kuni ootavad seal kohtuprotsessi. Kas see tähendab, et võitleme nii palju kui võimalik siin Ameerika Ühendriikides, aga ma ei tea ka, kuidas see toimib, kui nad võitlevad siin väljaandmise vastu. Kas nad jäävad siin kinnipeetuks? Võtame selle siis lahti. Sa ütlesid palju. Las ma teen selle natuke selgemaks. Olgu. Jah, nii et. Ja ma arvan, et nad vaidlevad väljaandmise vastu, sest esiteks oli väidetaval pikaajaline kokkulepe Ühendkuningriigiga, et nad ei taotle väljaandmist, kuni Rumeenia asi on pooleli. Ja ma arvan, et keegi justiitsministeeriumist või keegi teine otsustas selle vahistamismääruse magistraadikohtunikule esitada. Ja magistraadikohtunik kiitis selle heaks.
nii antakse vahistamismäärus välja, nii algab väljaandmisprotsess. See on esimene etapp. Teine etapp, miks nad võitleksid väljaandmise vastu, esiteks just selle kokkuleppe tõttu. Ja teiseks sellepärast, et nad jääksid tõenäoliselt vahi alla Inglismaale üleviimise ajaks. Ja nad on seda juba Rumeenias kogenud, eks. Nad olid vahi all umbes 8 kuud või aasta ilma süüdistusi esitamata. Siis esitati süüdistused, mõned neist tühistati, mõned olid endiselt pooleli, kõik nende asjad konfiskeeriti. Ma mõtlen, see Rumeenia asi oli natuke hullumeelne, arvestades, kuidas see toimus ja kuidas neil ei lubatud kuhugi minna. Nii et ilmselt kardavad nad, ma kujutan ette, vahi alla jäämist. Kuidas töötab väljaandmine Ameerika Ühendriikides? Üldiselt sul ei ole õigust kautsjonile väljaandmise puhul ja kuidas see toimib, seda reguleerib 3184 18 USA, 3184, eks? Ja me vaatame kautsjoni määramisel, kas nad on põgenemisohtlikud, kas nad kujutavad ühiskonnale ohtu, neil ei ole õigust kautsjonile. Ja enamasti sellistes juhtumites inimestele kautsjoni ei määrata. Nüüd, miks on nende juhtum erinev? Paar asja. Esiteks on nad olnud vabaduses, midagi pole juhtunud, ühiskond on olnud turvaline. Teiseks on nad tuntud isikud. Kui nad oleksid tahtnud põgeneda, oleksid nad seda juba teinud. Nad oleksid võinud minna Vietnami, nad oleksid võinud minna erinevatesse riikidesse, kus puudub väljaandmisleping kellegagi. Rumeenia, Ameerika, Inglismaa, nad oleksid võinud minna nendesse riikidesse. Nad ei teinud seda. Seega arvan, et väide põgenemisohu kohta on veidi nõrk. Ja siis see kolmas asi, mis on minu jaoks tegelikult kõige olulisem, on see, et Ühendkuningriigil oli kokkulepe, et Rumeenial on prioriteet. Ja põhimõtteliselt olekski väide see, et tegemist oli oma pead tegutsenud isikuga. Kes esitas orderi ja selle allkirjastas kohtunik ning see kohtunik teadagi ei teadnud midagi Ühendkuningriigi ja Rumeenia vahelistest kokkulepetest selle juhtumi osas. Nii et neil on palju asju, millega tegeleda. Lõppkokkuvõttes sõltub kõik sisuliselt väljaandmisistungist. Ja siis ka see, kas Ühendkuningriik on valmis neile andma mingisugust kautsjonit või mingit vabastust väljaandmisest endast. Ja lubada neil omal soovil Inglismaale minna. Kas sa arvad, et Valge Maja sekkub? Miks ma seda ütlen? Härra McBride ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et tema arvates ei ole Marco Rubio ja ülejäänud Trumpi administratsioon kommunismi pooldajad. Nad ei kaupalda inimeste süüdistamist sõnavabaduse eest. Seega ma arvan lihtsalt põhimõtteliselt, lähtudes põhjustest, miks nad valiti, et nad ei tahaks näha, kuidas 2 vaba kodanikku saadetakse riiki, kus nad poliitilistel põhjustel vangi pannakse. Ma arvan, et see on huvitav. Ma ei tea, kas Valge Maja sekkub või mitte või kas nad üldse peavad sekkuma. Ma arvan, et tuleb meilivahetus. Ma arvan, et tuleb tunnistusi selle kohta, et Ühendkuningriik nõustus loobuma väljaandmisest seni, kuni Rumeenia juhtum on lõppenud. Ma ei tea, kas see on vajalik, aga ma arvan ka, et tuleb mingi õiglust puudutav argument, eks. Kui Ühendkuningriik tõesti nõustus ootama, kuni Rumeenia asi on lõpetatud, mis ei ole ebatavaline. Paljud osariigid teevad seda. Kui vaadata väikese Tirki juhtumit, siis tal on pooleli kohtuasjad nii Chicagos kui ka Californias. Nad peavad kuidagi määrama, kellele antakse eelisõigus teda esimesena saada. Nii et selle kohta on olemas kohtupraktikat ja ka tõesti häid näiteid. Erinevate riikide ajaloos on näiteid sellest, kuidas eelisõigus antakse just neile riikidele. Ma ei mõtle neid riike, ma ei usu, et neil oleks vaja sekkuda. Ma arvan, et see saab olema Justiitsministeeriumi küsimus ja see sõltub sellest, kas see vahistamismäärus anti välja ekslikult, põhimõtteliselt olukorras, kus nad ei teadnud, et Ühendkuningriigil oli see kokkulepe. Ja keegi Justiitsministeeriumist ütleb, oota nüüd, neil on vahistamismäärus olemas, esitame selle lihtsalt kohtunikule, mis on ebatavaline, aga siiski juhtub. Nii et ma ei arva, et Valge Maja peab tingimata sekkuma. Aga ma arvan ka, et need on ebatavalised asjaolud ja see on ebatavaline juhtum. Nii et mind ei üllataks, kui välisminister sekkuks sellisesse juhtumisse. Ma tean, et seadus on erinev, ma tean, et süüdistused on erinevad, aga ma tahaksin sinu arvamust selle kohta, millega nad Ühendkuningriigis silmitsi seisavad. Nii et veel kord, et korrata, Andrew Tate seisab väidetavalt silmitsi 42 süüdistusega. Nendeks on vägistamine, inimkaubandus, sündsusetud lapsepildid ja rünnak. Tristan Tate 17 süüdistust, seksuaalne kallaletung, vägistamine, inimkaubandus.
Neil kahe peal on kokku umbes 59 süüdistust. Me juba teame, et nad seisid Suurbritannias silmitsi vägistamise ja inimkaubanduse süüdistustega, mis pärinesid aastatest 2012 kuni 2015. Need näivad olevat seotud 7 naist puudutava uurimisega, mis toimus või väidetavalt toimus Inglismaa idaosas aastatel 2010 kuni 2017. Nad seisavad Suurbritannias silmitsi ka tsiviilhagiga 4 naiselt, kes väidavad, et neid on nende poolt seksuaalselt rünnatud. Räägi mulle nende süüdistuste tõsidusest ja sellest, kuidas kaitseadvokaat neile läheneb. Need süüdistused on väga tõsised, ilmselgelt. Väited ise on samuti väga tõsised. Minu arvates need väited ei näita neid kohtuasju, mis on olnud pooleli. Ja ma arvan, et Ameerika Ühendriikides oli üks kohtuasju, mis oli pooleli, ma ei tea, kas see lõpetati. Paljudes neis asjades on juba toimunud tõendite avalikustamine ja on olnud mõningast arengut selles osas, et lood ei olnud täpselt sellised, nagu need noored naised neid esitasid. Nii et kuidas kaitseadvokaat neid väiteid vaidlustab, ongi täpselt nii, nagu ma ütlen. Teate küll, te küsite juhtumite kohta, te vaatate, mis tõendid on olemas, te vaatate, milliseid tõendeid on veel tulemas. Kui on olemas väliseid tõendeid, tunnistajad, kes väidetavalt olid kohal või kellele need isikud väidetavalt varsti pärast seda rääkisid või ei rääkinud. Miks läks alates aastast 2010 kuni praeguseni aega, enne kui need süüdistused välja tulid? Miks on siin selline ajavahe? Kõik need eri asjaolud seatakse küsimuse alla ja me püüame nendele vastuseid leida. Tead, need süüdistused on alati kohutavad. Tead, Sean Combsi juhtum, need süüdistused olid kohutavad ja lõpuks mõisteti ta enamikes neist süüdistustest õigeks. Nii et tead, Ameerikas vähemalt peetakse kõiki süütuks, kuni kohtuprotsess on alanud ja otsus tehtud. Sul on see süütuse presumptsioon kogu kohtuprotsessi vältel ja kuni vandekohus otsustab, kas oled süüdi või mitte. Kui ma neid juhtumeid vaatan, siis süüdistused kõigis neis juhtumites, tead, süüdistused pole kunagi head, need on alati halvad. Seksuaalsed süüdistused on ühed kõige hullemad, sest need mõjutavad sinu mainet, need puudutavad sinu olemust. Erinevalt näiteks suurest vargusest või millestki muust sellisest, tead. Kui me mõtleme seksuaalse rünnaku juhtumitele, siis hakkame mõtlema, kas selle taga on paheline meel, nagu mõrvajuhtumi puhul, ja kuidas me kaitseme mõrvajuhtumit täpselt samamoodi. Me nõuame, et prokurör täidaks oma tõendamiskoormise ja laseme neil oma juhtumit tõestada. Ja kui meil on selle vastu kaitse, kui meil on tunnistajad, kes olid kohal ja ütlevad midagi vastupidist sellele, mis toimus, siis me kutsume nad tunnistama. See on nagu iga teine asi. Ja iga kord, kui ma saan juhtumi, ütlevad kõik alati, et see tüüp on läbi või see tüüp on läbi. Tead, mul on olnud relvajuhtumeid, kus on DNA ja sõrmejäljed ning relv leiti auto kindalaekast, mida ta juhtis ja ma saan ikkagi õigeks mõistva otsuse. Nii et ma ei tea selle juhtumi kõiki fakte ja asjaolusid. Ja kui me teada saame, siis selgub ka, milline saab olema kaitse seisukoht. Kas teid tekitaks muret nende varasemad kommentaarid internetis ja intervjuudes, et need võivad selles juhtumis rolli mängida? Ma arvan, et vähemalt isegi kui me räägime siin Ameerika Ühendriikides, on see vandekohtu valiku küsimus. Kuidas leida õiglane ja erapooletu vandekohus? Sest see ongi erinevus nende ja teiste inimeste vahel, kes lõpuks arreteeritakse ja süüdistuse saavad. Mõnikord tuleb see täiesti ootamatult. Mõnikord, ma ei tea. Näiteks, ma ei teadnud Bill Cosbyst midagi, eks. Ma ei olnud nende inimeste ringkonnas, kui ta temaga kohtus. Aga sulle meeldib cello. Mõned inimesed olid nagu, tead küll, mõned inimesed. Jah, mõned inimesed olid nagu, issand, ma tundsin teda. See pole üllatus. Teised inimesed olid nagu, mis mõttes? Ameerika isa, kust see tuli? Andrew ja Tristan Tate. Nad on endiselt süütud, kuni nende süüd pole tõestatud. Aga ma pean küsima, kas nende kommentaarid, ma arvan, see võiks neile probleeme tekitada. Näiteks, kas neil on võimalik saada õiglane ja erapooletu vandekohus? Ma ei tea jällegi kõiki Ühendkuningriigi standardeid ega seda, kuidas seadus seal toimib, aga ma lihtsalt mõtlen, kas seda võiks kasutada tõendina. Seetõttu teeb see mind alati murelikuks, kui ma esindan kedagi tuntud inimest. Sest alati leidub avaldusi või midagi internetis, eriti tänapäeval, isegi kui tegemist pole tuntud inimestega. Teate küll, aga kui ma esindan kõrge profiiliga isikuid, keda mul on olnud palju,
siis teeb mulle muret see, mida nad on öelnud. ja mis mind veel rohkem muretsema paneb, on see, kuidas prokurörid seda kasutavad, kuidas nad seda enda kasuks väänavad. Seda juhtub ka tihti. Vaadake neid rapid tekste, mida tänapäeval kasutatakse. Ja mul on olnud juhtumeid, kus osariigi prokurörid või föderaalsed USA prokurörid on sõnu manipuleerinud, et need sobiksid nende narratiiviga või muutnud neid täielikult. See on sama asi ka räpitekstidega. Kas see teeb mulle muret, kui tüüp räägib, et hei, ma kannan 45 kaliibriga relva ja sõidan kvartalis ringi? Muidugi teeb see mulle muret, sest ma tean, et pean sellega tegelema. Nii et lõpuks taandub kõik sellele, mida nad kasutavad ja kuidas nad seda kasutavad. Ja ma arvan, et sellele tuleks tõesti tähelepanu pöörata, vähemalt Ameerika Ühendriikides. Ma olen alati pooldanud seda, et räpilürikate ulatust tuleks tõesti kitsendada. Samuti seda, mida inimene ütleb, sest me oleme riik ja me oleme sõnavabadusega riik. Kitsendades seda nii, et see oleks kohandatud konkreetsele juhtumile. Kui keegi ütleb, kuule, mulle ei meeldi, kergemeelsed naised ja siis nad on seotud seksuaalse juhtumiga ja äkki tahab prokurör selle avalduse tõendina esitada, väites, et see on millegi muu jaoks, aga me teame, et see on iseloomu tõendamiseks. See ei tohiks tegelikult lubatud olla. Kas see teeb mulle muret? Jah. Kas see valmistab mulle muret? Jah. See sõltub lihtsalt sellest, mis avaldus see on ja kuidas nad seda tõendina esitaksid. Ma tahan selle kohta veel ühe asja küsida. CNN-i andmetel uurib Floridaga vendi, käimas on aktiivne kriminaaluurimine ja Florida peaprokurör James Huffmeyer postitas X-i pärast seda, kui teatati vendade vahistamisest, kuidas lauad pöörduvad. Kuidas see mõjutab võimalikku Florida kohtuasja või uurimist? Esiteks. Ma ei saa isegi aru, mis see säuts oli, kuidas lauad pöörduvad. Ma lugesin seda ise ja mõtlesin, et ta vist mõtles midagi. Ma arvasin midagi muud. Nagu, kuidas rollid on vahetunud, ma arvan. Kuidas rollid vahetusid? Ma ei tea, mida ta sellega mõtles. Ilmselgelt kuule, kui käib aktiivne uurimine, siis tegeled aktiivse uurimisega. Ma ei talu ähvardusi eriti hästi. Advokaadid saadavad mulle kogu aeg kirju oma klientide ja selliste asjade kohta. Mind tõesti ei huvita kirjad. Mind ei huvita kõned, mind ei huvita säutsud. Kui sul on alus kohtuasjaks, siis vii asi kohtusse. Kui alust ei ole, siis ära vii seda kohtusse ja ära säutsu selle kohta. Ma olen selline mees, kellele meeldib inimestele näkku lüüa. Ja mitte neile ette öelda, et kuule muide, kui sa jätkad sellega, siis ma löön sulle näkku. Lihtsalt tee seda. Kas löö neile näkku või ära löö? Minu jaoks on see üks neist asjadest, kus ähvardused ei tähenda mulle midagi. Tegudel on rohkem kaalu kui ähvardustel. Ja kui sul on midagi, siis esita see. Nii et kui me räägime, siis minu produtsent Savanna, kes on imeline, ütleb lihtsalt, et see on nali sarjast The Office. Nii et Michael Scott ütleb, kuidas lauad pöörduvad, issand. Nii et ma arvan, et ta teeb nalja. Ma ei ole nii moodne kui James, kes on Florida peaprokurör. Tema on palju moodsam. Ta on palju moodsam kui mina. Ma ei saanud sellest aru. Ma lugesin seda ja mõtlesin, et võib-olla on see sellepärast, et ma olen nii vana. Ma ei saanud sellest aru, aga hea on seda konteksti panna. Mida ma peaksin ütlema? Ma ei tea, mis see on. Pane see konteksti. Aga ikkagi, nagu ma ütlesin, ma ei tee isegi nalja selle üle. Kui sa esitad kellelegi süüdistuse või pead kellegi vastu kohtuasja, see pole kunagi naljakas asi. Nii et prokurörid on mulle öelnud, et see saab olema lõbus kohtuprotsess ja see on mulle hea harjutus. Sul on kellegi elu sinu kätes ja see pole harjutus, see pole lõbus kohtuprotsess. See on midagi, mida ma võtan äärmiselt tõsiselt. Ma arvan, et paljud minu töötajatest võtavad seda samuti äärmiselt tõsiselt. Ja nagu ma ütlesin, see pole asi, mille üle nalja visata. Kui sul on midagi, vii asi kohtusse. Kui ei ole, siis ei ole. Hästi, vaatame, kuhu see viib. Bradford Cohen. Alati Marin. Olgu. Nüüd tahan kutsuda lavale Emily Maddoxi. Emily on Ameerika Ühendriikide Marshalliteenistuse liige piirkondlike asjade osakonnast Põhja-Euroopa rahvusvaheliste operatsioonide büroost. Ja ta räägib meile kohe, kuidas Andrew ja Tristan Tate'i arreteerimine välja nägi. Kuidas see juhtus? Mida me ei näinud kõigist neist videoklippidest, mis sotsiaalmeediasse jõudsid. Siin on Emily. Emily, aitäh, et leidsid aega. Kõigepealt, lihtsalt selleks, et meie vaatajad ja kuulajad teaksid, kas sina olid tegelikult Tate'i vendade arreteerimise juures, eks? Jaa, see on õige. Ja mis rollis?
õige, ma töötan Ameerika Ühendriikide Marshalli teenistuses ja meie agentuur vastutas selle arreteerimise eest. Marshallid, kes olid määratud Florida lõunaringkonda ja Miamisse, viisid arreteerimise laupäeval läbi. Kas te saate anda meile taustainfot selle kohta, kuidas see juhtus, millal see juhtus ja milline oli selle protsess? Muidugi. Ameerika Ühendriikidel on väljaandmisleping Ühendkuningriigiga. Ja vastavalt sellele lepingule esitasid Ühendkuningriigi võimud väljaandmistaotluse. See taotlus suunati seejärel Justiitsministeeriumi kaudu edasi. Ja kui see oli hinnatud, kui taotlus heaks kiideti, siis suunati see Florida lõunaringkonda ning föderaalkohtunik Miamis andis välja vahistamismääruse. Kui see vahistamismäärus oli välja antud, anti see edasi Ameerika Ühendriikide Marshallite teenistusele, et nad läheksid ja viiksid selle juhtumi puhul arreteerimise tegelikult läbi. Miks just sel ajal, täpselt siis, kui nad läksid sellele võitlusüritusele? Kas siin on mingi strateegia? Kas on mingi konkreetne põhjus, miks see just sel hetkel juhtus? Põhjus, mida ma saan jagada, on see, et see hetk oli teave oli avalikult kättesaadav, et Tate'i vennad kavatsesid seda üritust külastada. Ja seetõttu otsustatigi see just sel ajal teha. Kas nende kui kõrge profiiliga jõukate isikute puhul on muret? Kas see mõjutab kuidagi kinnipidamist? Ja muidugi, see mängib alati rolli, nagu ka paljud teised üksikasjad. Meie prioriteet on alati vahistamine läbi viia võimalikult turvaliselt. Ja see ongi meie peamine prioriteet. Ka selles juhtumis, nagu ka teistes. Nii et me nägime sotsiaalmeedias videoid, sotsiaalmeedia oli neid täis, kõik need videod nende kinnipidamisest, mida me ei näinud, mis toimus, mida me ei näinud, mida kehakaamera ei jäädvustanud seoses sellega, kuidas nad arreteeriti, kuidas neid menetleti, milliseid küsimusi neile esitati, kuidas neid kontrolliti. Mis toimub, mida me ei näe? Nii et suur osa, mida te ei näe, on see juriidiline protsess, mida ma enne selgitasin. Protsess, kuidas jõutakse selleni, et väljastatakse vahistamismäärus. Aga selles olukorras oli arreteerimine väga kiire. See oligi nii, seal ei olnud tegelikult mingeid probleeme. Ja seega ei toimu seal tegelikult palju sellist, mida sa ei näe. Kui palju erinevaid üksusi on sellisele arreteerimisele määratud? Kui palju ametnikke? Õige, see sõltub arreteerimisest ja mul ei ole selle päeva täpset arvu. Aga Marshalli teenistuse töörühmad, nagu see Lõuna-Floridas, koosnevad mitmest kohalikust õiguskaitseasutusest. See hõlmaks näiteks Miami politseiosakonda, samuti teisi föderaalseid, osariigi ja kohalikke asutusi, mis kuuluvad töörühma koosseisu. Ja seega oleks mitu neist olnud sel päeval kohal. Sain aru. Kuule, ma mainisin seda juba varem ja tundub, et sellest saab suur juriidiline probleem, väljaandmise vaidlus. See leping on ju olemas, eks? Oli selline kokkulepe Suurbritannia ja Rumeenia vahel, et kui Rumeenias käib menetlus, siis Suurbritannia ei saa tead küll väljastada vahistamismäärust. Või püüda Tate'i vendade väljaandmist enne kui Rumeenia menetlus on lõppenud. Ma ei tea, kui palju USA Marshalli teenistus sellesse sekkub, aga kas on olukordi, kus nad ütlevad, et me ei saa seda teha Rumeenia tõttu? Või kas see üldse tuli teemaks, kuna Rumeenia või Rumeenia võimud pöördusid ja ütlesid, et me ei saa seda teha? Ühendkuningriik. Vabandust, aga siin on probleem, siin on konflikt. Õige, ma ei saa sellele konkreetsele küsimusele vastata. Õiguslik alus, mille alusel Ameerika Ühendriikide Marshalli teenistus tegutses, oli föderaalne vahistamismäärus, mille andis välja kohtunik Florida lõunaringkonnas. Seega ongi Marshalli teenistusel selles olukorras meie volitused, täpselt nagu igal teisel juhul, kus väljastatakse vahistamismäärus. Õiguslikud küsimused selle taga ei ole tegelikult midagi, millega meie tegeleme.
Sain aru. Kas nende vahistamise või kinnipidamise kohta oli midagi erilist? Kas nad ütlesid või tegid midagi, mida saaksid meile rääkida, mis oli märkimisväärne? Ei, minu arusaamise järgi, kuigi ma ise kohal ei olnud, olid nad koostööaltid ja vahistamine toimus ilma igasuguste vahejuhtumite või probleemideta. Neil ei olnud relvi ega midagi sellist. Ei. Emily, aitäh, et leidsid aega. Ma arvan, et see on tõesti huvitav ja ma tahtsin sinu arvamust selle kohta, millele me peaksime mõtlema, kui sellised arreteerimised toimuvad, eriti just selle juhtumi puhul. Muidugi, aitäh, mul on hea meel siin olla. Olgu, nagu ma ütlesin, täna toimus istung väga-väga lühike. See toimus USA magistraadikohtuniku Lauren Lewis's. Põhimõtteliselt määrati järgmine istung järgmiseks esmaspäevaks. Nende advokaat ütles, et nad kavatsevad väljaandmise vastu võidelda. Vennad tulid täna kohtusse. Nad kandsid beige vanglariideid ja olid käeraudades. See kõik on Associated Pressi andmetel. Ja vaata, see on algus sellele, mis võib kujuneda väga huvitavaks ja võib-olla keeruliseks väljaandmise vaidluseks. Kohtunik peab otsustama, kas nad vastavad väljaandmise tingimustele või mitte ning kas, nagu me rääkisime, kogu see Rumeenia aspekt muudab asja keerulisemaks. Nii et me näeme, kuhu see asi liigub ja hoiame väga hoolikalt silma peal sellel, mis juhtub praeguse hetke ja järgmise esmaspäeva vahel. Ja loomulikult, mis juhtub järgmisel esmaspäeval. Ja see ongi kõik, mis meil praegu teile siin Sidebaaris öelda on. Aitäh, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes tema podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord.